Lugupeetud kooli juhataja, õpetajad, emad, isad, vanavanemad ja kaasõpilased. Minu nimi on Kati Kiilast ja nagu näete, õpetan keskkoolidena. Ma olen olnud terve oma elu Eesti ühiskonnaga seotud. Käisin lasteaias, lõpetasin algkooli ja loodan ka kunagi Eestisse isegi elama minna. Eesti koolis olen ma kohanud oma kõige paremaid sõpru. Nad istuvad siin meie lõpuklassiga täna. Tegelikult olen olnud suurema osa lastega meie klassis koos lasteaia esimesest klassist peale. Meil on olnud mitmeid toredaid aegu koolis ja loodan, et neid tuleb edaspidi veel, isegi peale Eesti kooli. Üks minu lemmikutest klassidest Eesti koolis on rahvatants. Seal saab alati palju nalja, näiteks kui peaaegu keegi ei tea kuhu astuda ja lõpuks on suur pusa inimesi, kes kõik naalevad täiesti õust. Aga eriti naljakas on, kuidas esmaspäeva õhtutel tegutseva tantsuklubi muusika läheb segamini meie lõbusa kordoni muusikaga. Mõnikord on muusika nii kõrvaltoas, et meie muusikat ei kuulegi ja see ajab mul pea isegi rohkem segi, kui ta juba on. Siis oli veel see kord, kui meie õpetaja Erika Kessari viikingute ma mõtlen viikingite unigi meie klassi ja näidata, milline meil nädal kujuneks välja. Ma mäletan, kuidas lasteaia moenäitusel, kuidas ma mäleka suure pea tegin. Ma kõndisin ilusti platvormi otsa, vanema tehtud ilus kostüüm seljas ja selle asemel, et kummardada rahva poole näoga, keerasin ja kummardasin näoga lava poole, nii et rahvas minu tagumit põneb. Muidugi ma ei saanud aru siis, mida olin valesti teinud ja naersin siis teistega rõõmsalt kaasa. Aga läbi kõikide nende toredate aegade on ikkagi eesti keel olnud kõige tähtsam. Eesti keelt peab hoidma, sest juba nii vähe inimesi oskab seda keelt rääkida maailmas ja see võib muidu täiesti ära kaduda. Tahan kõikide keskkooli lõpetajate nimel tänada kõiki õpetajad, alates lasteaiast ja algkoolist. Tänan oma vanemaid, kes jõuavad mind siia tuua igal nädalal ja vanavanemaid, kes räägivad minuga kogu aeg eesti keeles, et ta ei ununeks. Ja kõige rohkem tänan ma enda klassikaaslasi, sest ilma nendeta ei oleks see aasta olnud nii tore, kui ta oli. Järgmine aasta ootab meid oma gümnaasiumiklassi õpetaja, keda ma tean väga hästi. Loodan, et kohtan oma klassikaaslasi ka järgmisel aastal ja me saaks kõik koos lõpetada oma viimase Eesti kooliklassi rõõmu ja auga. Aitäh! Lugupeetud õpetajad, vanemad, vanavanemad ja kaasõpilased. Täna märgime meie gümnaasiumiklassi 10 aasta kestnud Eesti kooli kogemuse lõppu ja muidugi enne seda oli lasteaed. Mul on praegu raske uskuda, et see õhtu on mu viimane õhtu Eesti koolide õpilasena. Tornate Eesti Seltsi teeninduskool, keskkool, gümnaasium ja gümnaasium on olnud väga suureks osaks mu elus läbi nende aastate. Mu sõbrad, kes pole Eesti koolis, on harjunud sellega, et mitte küsida, et mul on vaba aega nädala alguses või isegi nädala lõpul koos viibida, sest mul on väga tihti tarvis Eesti kooli kodutööl õppida või mingi aktusel või muul üritusel vaja käia selles salapärases kohas, mille nimi on The Estonian House. Ma olen päris kindel, et nad lihtsalt enam ei küsi. Ärge ka võtke vale mõttepäev. Mul ei ole probleemi sellega. Ausalt, mul on väga kurb meel, et selle kõne kirjutamise puhul pidin ma viimast korda Microsoft Wordi Ö, Ä, Ö ja Ü sümbolitega vaidlema Eesti kooli huvides. Meie klassil on olnud mitu head mälestust, õppides siin Montes keldriklassiruumides. Esimeses ja teises teeninduskooli klassides me pidime istuma väikestel plastmastist tehtud pinkidel, mille jalad kukkusid ära umbes iga 10 minuti tagant. 3. ja 4. klassis meile anti ülesandeks loomade ja maakondade projektid, mis sellel ajal tundsid nii suured ja rasked, et kogu klass oli väga tugevalt stressi all. 5. ja 6. klassis oli proua Kessa meie õpetaja. Ta õpetas meile mitu kasulikku etiketireeglid ja kuidas mängu, mille nimeks oli pikk nina mängida. Keskkool jättis siiski veel rohkem mälestusi. Nii nagu arvutitunni, kus oli alati vähemalt 2 kinni külmunud arvutit.
imelikke või põnevaid rahvatanse, nagu näiteks tants, kus me pidime vana eidena keppidega tantsima ja ilusad laulud laulutunnis. Ühes laulus meid toad olid nii toredad kohad, et me naersime endsaid herneteks. Sel aastal gümnaasiumis oleme ka põnevaid asju õppinud, nagu proovinud Kihnu Jennist aru saada. Minu meelest me tegime seda päris hästi. Muidugi, me õppisime praktilisi asju, nagu keenamist, pööramist, sõnastikku, ajalugu, maateadust ja teisi selliseid väga põnevaid asju, nagu kaashäälikute liike. Aga tõsiselt, kõik, mida meie õpetajad on meile üle aastate õpetanud, on väga kasulik olnud. Kui ma tahaks, siis ma saaksin ilma väga suurte raskuseta ühe kodueestlasega suhelda, suuliselt ja kirjalikult. Et kahest keeles nii hästi aru saada on asi, mida paljudel teistel ei ole ja ma olen väga tänulik selle eest. See toob mind täna minu tähtsa küsimuse juurde. Mis juhtub mu eesti keelega peale, kui ma olen seda kõnet esitanud ja Eesti kooli ustest viimast korda välja kalutanud? Keel ei ole nagu mingi asi, mis sa saad infomercialis osta ja seda lihtsalt settida ja forgettida. Keel alati voolab ja muutub ja võib ka väga kiiresti peast ära voolata, kui me seda ei harjuta. Nüüd, ma tean, et on väga ebarealistlik loota, et suur hulk noori nagu meie lähme koju ja teedame ise keenamiste töölehti või muud sellist toredat. Minu soovitus on, et eesti keelt hoida meie elus lisades seda teie igapäevastesse rutiinidesse. Näiteks, olen päris kindel, et peaaegu kõikidel on iPad või mingi muu MP3-mängija. Miks teie lisa mõne eestikeelse laulu selle peale? Kui teil mängib eestikeelne muusika taha põhjas, siis see kindlasti jätab kestava mulje teie peale. Mul on ise umbes 200 eestikeelset laulu minu iPadi peal. Nüüd ärge arvake, et see on kõik Kihnu virgesorti muusika. Indie, pop, rock, electronic, rap, house, trance ja veel muid sorte menüümuusikat on kõik saadaval eesti keeles. On nõuan DJ IMCD, ta on mega hea. Teiseks, olen päris kindel, et nagu mina, te raiskate aega YouTube'i videote vaatamisega ja olete Facebookis ka. Kas te teate, kes YouTube'i liige Ray William Johnson on? Eestis on ka oma versioon, -1,000,000. Facebookis rääkides, sa võid oma konto eesti keelde seada ja siis oma eesti sõpradega eesti keeles rääkida. Ma kohtasin eelmisel suvel Jõgeärus sõpru, kes Eestis elavad ja suhtlen nendega Facebooki kaudu. See aitab kirjutamisega ja ma õpin ka palju slängissõnu, nagu see mega, mida ma kasutasin varem. Eesti keele rääkimine ja õppimine ei pea olema igal töö. Tänapäev on hoolsa tehnoloogiaga saame peaaegu kõiki asju teha eesti keeles, kui me seda tahame. Nüüd, see tahtmine on väga suur osa meie eesti keele õppimise ja parandamisega. Ma tean, et ei ole võimalik seda kerget tekitada, aga ma tean, et mina olen ja kindlasti mu klassikaaslased on ka uhked meie juurte üle ja me tahame, et need juured silguvad ja jäävad kindlaks tulevate generatsioonide huvides. Need juured annavad meile rahulikku ja turvaliselt aega Eesti ühiskonna vormis, selles suures ja kiires muutuvas kohas, mis on Kanada. Me teame, et meie vanemad, isegi esivanemad on töötanud väga rangelt ja tõsiselt, et seda meile anda. Ja me tahame, et see kestab edasi meie laste ja lastelaste jaoks. Nii et palun, minge koju ja rääkige oma vanemade ja vanaisadega vanades aegadest, teie vanematega koolist ja sõpradega sotsiaalsest elust eesti keeles. Tehke seda, ma olen kindel, ja kõik, mida te olete siin Eesti koolis õppinud, koos eesti keele ja eesti meelega, kestab igavesti teie südametes. Aitäh ja tänan kuulajat!